Kadripäeva nimetus pärineb 4. sajandil elanud naispühaku Püha Katariina nimest. Alamsaksakeelne sõna sante tähendab püha. See kodunes eesti keeles sandiks ja Katariina kadriks. Nii saimegi endile kadrisandid, kes käivad perest peresse viljakust, tervist ja õnne viimas. Santimiskombestik on läbinud sajandite jooksul pika teekonna, saades mõjutusi uutest tuultest. Varasemalt maskeeruti traditsiooniliseks kadripereks, kus olid kadri ema, isa, lapsed või loomadeks lindudeks. Läänemaal käisid Katri jooksmas ka üksikud vaesed naised, kes olid maskeerunud haneks, et koguda eluks vajalikku toitu, villu, linu ja palju muud. 19. sajandi lõpust alates muutus santimine pigem külanoorte lõbutsemiseks ja sanditajad maskeerusid lisaks senistele kadrirollidele põnevateks ametimeesteks, kroonumeheks, koolmeistriks, tohtriks ja nõnda edasi. Nõukogude perioodil armastati end maskeerida ka lemmikloomaks, raamatu või multifilmi tegelaseks. Tänapäeval võib lisaks traditsioonilistele kadrisantidele kohata 21. sajandi moevooludega kohanenud kadrisid. Hoolimata uutest tuultest on kadrisantide huulil olnud ikka need samad armastatud kadrilaulud ja kadride õnnekotist on jätkunud õnne kõikidele põlvedele. Hakkame santima! Laske sisse kadrisandid, laske sisse kadrisandid.